Kui ma olin noor mees, noorem kui praegu, isegi ei olnud abiellunud veel, siis mul oli 2 suurt unistust. Teha Kundasse uus tsemenditehas ja teha Kundasse uus kirik. Aga elu on läinud omamoodi edasi ja vahepeal olin tehase uuendamisel hästi ligidal, õieti 3 korda. Kundas oli meil ka üks krunt ja praegugi on, aga see maja, mis seal peal oli, sellest ikka kirikut ei saanud ja praegu see krunt on tühi, muruplats. Aga õnneks siis tuli see olukord, et me saame Rakveresse kirikut hakata ehitama ja mul oli nii hea meel, et unistus hakkas tasapisi täide minema. Ja ma olen nii õnnelik, et ma saan olla selle ehituse meeskonna üks osa. Olen nii õnnelik, et saan ka finantsiliselt seda ehitust iga aasta jõudumööda toetada. Ja ma näen küll, et tegelikult Jumal paneb need unistused meie südamesse ja ma näen, kuidas need nagu teostuvad, kui sa käid Jumalaga koos. Ja see on nii põnev. Ja kogu see ehituse protsess on hästi inspireeriv tegelikult. Need inimesed, kellega me seda koos teeme, uued inimesed, kes kaasa tulevad ja aitavad. Ja see on olnud selline äge teekond ja öeldakse, et iga hea projekt leiab alati raha, leiab alati finantseerimist, sest teised ka saavad aru, et see on tõesti nii hea projekt, seda tuleb toetada. Ja see on see, kuidas me oma ühiskonda üles ehitame ja kuidas me seda maailma paremaks teeme. Ma olen nii õnnelik, et Jumal annab unistused ja laseb ka nendel unistustel täide minna.